Suured ostukeskused on vallutanud tuhandeid ruutmeetreid Eesti linnaaladest. Paraku aga ei saa öelda, et enamik neist osturõõmu kõrval ka esteetilist naudingut pakuksid. Müügipindade vähesed nõuded ja kaupmeeste ihnus rahakotti paotada jätavad pahatihti jälje arhitektuursesse lahendusse, tekitades megasuuri nürimeelseid kaubandusmaastikke. Tallinnas Nõmme linnaosa piiril Pärnu ja Viljandi maanteede ristmikul asuv Järve Selver koos ärikeskusega tõestab, et ka müügimaa võib arhitektuuriliselt huvipakkuv olla. Minu jaoks hea arhitektuur on suhteliselt niisugune terve arhitektuur. Suhteliselt terve selles mõttes, et ta on nagu inimorganism või nagu inimene, kes on üles ehitatud niimoodi suhteliselt loogiliselt. Ja lisaks esteetilisele poolele, mis on loomulikult arhitektuuris oluline, kuulub sinna ülesehituse juurde ka konstruktiivne ja insenertehniline ülesehitus. Ja selles suhtes heas arhitektuuris ma näen, et kui need kõik asjad on kuidagi nagu mõistlikult ära paigutatud ja mõistlikult ära tehtud ja ta peaks nagu terve olema, jah. Kaasaja märksõnad on teada, et avatud ühiskond ja infoühiskond ja ökoloogia, ökonoomia, meeskonnatöö. Ja siis eks see kaasaegne arhitektuur või see vorm siis peakski nagu sündima nende kriteeriumide järgi kuidagi tegutsedes. Mina arvan, et selle maja suureks väärtuseks on just tema selline hästi tajutav ja loogiline struktuur, mis on ka nagu väljastpoolt näha. Siin peaks olema küllaltki palju sellist klassikalist ajas järgi proovitud lahendamist. Selle maja lähtepunkt oli see, et me püüdsime seda arhitektuurset keelt ja nii sisekujunduses kui välisarhitektuuris suhteliselt niimoodi peale keerata. Kasutada selgeid puhtaid värve, kasutada selgeid arhitektuurseid lahendusi. Ja me keerasime seda asja teadlikult peale, sellepärast, et kaubandus on niivõrd kirju ja niivõrd aktiivne tegevus, et kui sellega nagu võistlema ei hakka, me arvame nii, siis sellest nagu suurt head nahka välja ei tule ka. Supermarketite puhul ääretult oluline on reklaami küsimus. Me oleme suutnud küll seda reklaami ja seda kaunistamist siin nagu mingil määral hoida koos, aga ikkagi tegelikult, kui maja on suhteliselt lihtne ja reklaam on ka lihtsa lahendusega, siis need ebakohad torkavad eriti silma veel. Minu jaoks isiklikult viimasel arhitektuuri probleem on just selle arhitektuuri nagu marginaalseks muutumine. Arhitektuur on nagu teatrietendus. Sisekujundus on seda juba ammu. Aga arhitektuur hakkab ka vaikselt muutuma teatrietenduse poole, et see on kavas 2 aastat või 3 aastat ja kogu moos. Kui kiiresti ehitatud müügimaastikud kaovad, näitab aeg. Mõne kadumine ju eriti dramaatiliselt ei mõjukski. Oma 40 000 ruutmeetrise äripinnaga Järve Selverit hindas žürii kõrgelt just kontekstis teiste omataolistega. Tuleb loota, et positiivne eeskuju nakatab ning sunnib ka konkurente müügiartiklitelt pilku linnaruumile heitma.